Okei, läheme kohe asja juurde. Kui sa oled kunagi tarkvara haldamisega kokku puutunud, siis sa tead seda tunnet. See, et kui midagi läheb katki ja sa pead hakkama heinakuhjas seda ühte nööla otsima. Täna räägimegi sellest, kuidas Grafana ja Loki aitavad selle nööla leida ja mitte tundidega, vaid lausa sekunditega. Kujuta nüüd ette sellist stsenaariumit. Oled valves ühe populaarse sõidu jagamise äppi juures. Kell on 3 öösel ja muidugi just siis äratab sind üles häirekell. Ja see ongi tänapäeva keeruliste süsteemide põhiprobleem, eks? Sul on üle 50 mikroteenuse, mis kõik omavahel suhtlevad. See viga võib olla peidus ükskõik kus. Kust otsas sa üldse pihta hakkad? Ja siis sa näed seda. Esimene vihje. Sinu monitooringu armatuurlaud lausa karjub su peale. Payments ehk makseteenuse vigade arv on just taevasse lennanud. See on meie uurimise alguspunkt. Mõtle korraks, mis see vanasti oleks tähendanud. See oleks olnud täielik õudusunenägu. Sa peaksid ükshaaval igasse serverisse sisse logima, käsitsi logifailides märksõnu otsima. Tänapäeva mastaabide juures on selline lähenemine lihtsalt lootusetult aeglane ja ebaefektiivne. Aga õnneks on parem viis. Ja siin tulebki mängu lahenduse esimene ja kõige nähtavam osa. Mõtle Grafanast kui kogu su süsteemi juhtimiskeskusest. Üks koht, kus sa näed kõike. Ja siin on üks ülioluline asi, mis tuleb kohe selgeks teha. Grafana ise ei ole andmebaas. Ta ei salvesta mitte ühtegi baiti sinu andmetest. Mõtle temast kui targast visualiseerimiskihist, mis lihtsalt ühendub sinu olemasolevate andmeallikatega ja joonistab nendest andmetest ilusa ja arusaadava pildi. See kõik toimib tegelikult läbi 4 väga lihtsa kontseptsiooni. Kõigepealt on sul andmeallikas. See on koht, kus su andmed elavad, näiteks Loki. Siis sa esitad sellele andmeallikale päringu, põhimõtteliselt küsimuse. Vastus sellele küsimusele kuvatakse paneelil, mis võib olla graafik, tabel või midagi muud. Ja kui sa paned mitu paneeli kokku, saadki armatuurlaua, mis räägib sulle tervikliku loo. Aga selleks, et süsteemidest tõeliselt aru saada, on vaja enamat kui lihtsalt ilusaid graafikuid. Meil on vaja midagi, mida kutsutakse vaadeldavuseks. Ja siin tuleb mängu niinimetatud LGTM-pinnu. See ongi Grafana maailma 5 täieliku ülevaate saavutamiseks. See tabel siin võtab asja tegelikult päris hästi kokku. Tõeline vaadeldavus seisab 3 sambal. Esiteks, mõõdikud, mida pakub Mimir, annavad vastuse küsimusele, kui palju. Näiteks, kui suur on veamäär. Teiseks, logid Lokist, mis vastavad küsimusele, mis täpselt juhtus. Ja kolmandaks, jäljed tempost, mis näitavad meile, kuidas päring läbi süsteemi liikus. Alles siis, kui need 3 on koos, saame me tervikpildi. Okei, nüüd sukeldume sügavamale Lokisse, logimise komponenti, ja vaatame, mis teeb selle nii eriliseks ja ausalt öeldes nii võimsaks. Loki arhitektuur on geniaalselt lihtne. Mõtle sellest kui logi teekonnast. Kõik algab prompt-list. See on väike agent sinu serverites, mis haarab logid kinni. Sealt saadetakse need keskse Loki serverisse, mis paneb need hoiule. Ja lõpuks kasutad sa Grafanat kui oma aknaklaasi, et neid logisid vaadata ja neist aru saada. Ja nüüd jõuame Loki kõige olulisema osa juurde, selle salajase koostisosani. See on disaini otsus, mis eristab teda põhimõtteliselt kõigist teistest. Loki ei indekseeri logirea täisteksti. Ma kordan, ta ei loe iga sõna, mis on logisse kirjutatud. Ja see võrdlus siin näitab täpselt, miks see nii oluline on. Traditsionaalised süsteemid on nagu raamatu iga sõna indekseerimine. See on tohutult kallis ja teeb otsimise aeglaseks. Loki aga teeb midagi muud. Ta indekseerib ainult väikese hulga silte, natuke nagu raamatu sisukord. See muudab kogu asja uskumatult odavaks ja välkkiireks. Kuna kogu Loki maagia ja kiirus sõltub just nendest siltidest, siis on nende õige disainimine absoluutselt kriitilise tähtsusega. Kui sa õpid täna selgeks ainult ühte asja Loki kohta, siis palun, olgu selleks just see. Nii, siin on see kuldreegel. Kasuta siltideks ainult neid asju, millel on vähe unikaalseid väärtusi. Tehnilises keeles on see madal kardinaalsus. Näiteks teenuse nimi, keskkond või klaster on ideaalsed sildid. Anda ära mitte kunagi pane siltiks midagi, millel on tuhandeid või miljoneid unikaalseid väärtusi, nagu kasutaja ID või päringu ID. Need väärtused kuuluvad logi rea sissusse, mitte siltiks. Vastasel juhul ajad sa Loki indeksi lihtsalt tumbe. Olgu, on aeg kõik need teadmised kokku panna ja see õine probleem ära lahendada. Nüüd, kui me hakkame seda tegema, siis kasutame keelt nimega LogQL. See ongi see, kuidas me logiga räägime.
See on inspireeritud Prometheuse PromQList ja see on tegelikult üllatavalt vaimas. See koosneb 2 osast. Logivoo valijast, mis kasutab neid samu silte, et leida õigeid logisid, näiteks @service 3 punkta, ja reafiltrist, mis otsib teksti juba valitud logide seest, näiteks pole ka 3 punkta. Aga see pole veel kõik, sellega saab teha palju enamat, näiteks lugeda JSONist väärtusi või isegi arvutada logidest mõõdikuid. Aga sellest piisab, lähme lahendame selle probleemi ära. Nii, ja me oleme tagasi alguses. Sinu Grafana armatuurlaud näitaks seda hirmsat vigade piiki. Mida sa teed? Esimene samm, sa ei hakka oletama. Sa lihtsalt lõpsad otse graafikul oleval anomaaliale. Ja see klikk teeb midagi maagilist. See viib sind otse Lockisse ja genereerib sinu eest automaatselt logQL päringu. Täpselt selle, millest me just rääkisime. See päring ütleb põhimõtteliselt sellist. Kallis Loki, näita mulle kõiki logisid teenuses nimega Payments, mille sisu sisaldab sõna error. Ja ongi kõik. See ongi see sujuv hüppe mõõtikutelt logideni. Nüüd sa vaatad neid filtreeritud logisid ja praktiliselt kohe hüppab sulle silma üks ülioluline infokild, Trace ID. See on justkui digitaalne sõrmejälg, mis on unikaalne igale päringule, mis su süsteemi läbib. See seob kokku selle ühe konkreetse ebaõnnestunud tehingu. Ja mida sa teed? Muidugi sa klõpsad sellel ID-l ja toimub järgmine maagiline hüpe. Nüüd oled sa tempos ja näed oma silmi ees terve selle päringu teekonda läbi kõikide mikroteenuste. Ja seal see ongi, mustvalgel. Jälje visualiseering näitab, et süüdlane polledki makseteenus ise, kuigi sümptomid seal ilmesid. Tegelik viga on hoopis kasutaja autentifitseerimise teenuses, mis ei vasta piisavalt kiiresti ja aegub. Algpõdjus on leitud. Mõtle korraks selle peale. Kogu see uurimine toimus ühes ainsas brauseri aknas. Sa ei pidanud kordagi ühtegi serverisse sisse logima. Ei mingit oletamist. Lihtsalt andmetel põhinev kiire ja elegantne toivoog, mis viis sind vastuseni. Ja see viibki meid viimase ja võib-olla kõige olulisema küsimuseni. Vea algpõhjuse leidmine on suurepärane, aga ennetamine on veel parem. Kuidas sa saaksid nüüd kasutada kõiki neid andmeid, mõõdikuid, logisid ja jälgi mitte ainult tulekahjude kustutamiseks, vaid selleks, et ehitada süsteem, kus selline viga enam kunagi ei korduks?